mis on totalitaarsetel režiimidel, džihadistlikel terroriorganisatsioonidel ja poliitiliselt moekatel liikumistel, mis püüavad ameeriklasi veenda oma elu ja poliitilisi prioriteete ümber korraldama ühist. Nad kõik kasutavad propagandat, hirmutamistaktikaid, seadusi ning sotsiaalset isoleerimist ja survet, et veenda inimesi passiivselt aksepteerima vastuvõetamatut mitte ainult normaalsena, vaid ka vältimatu kohustusena. Nõukogude ja Hiina autoritaarsus, islamistlik vägivald ning noorte ameeriklaste indoktrineerimine uskuma verevalesid iisraellaste ja juutide vastu ning vaba Palestiina doktriini on kõik orwellilike võtete tulemused, mille eesmärk on muuta muidu haritud ja ratsionaalsed inimesed kurjade režiimide kuulekaiksteenriteks. Ja sama tüüpi strateegia muutis vabad riigid nagu Ameerika Ühendriigid pandeemia haripunktis COVID-i sulgemisdiktatuurideks. Täna saates Think Twice. Sukeldume sügavamalt sellesse, kuidas meelekontroll toimib, koos endise CIA analüütiku ja raadiosaatetähe Buck Sextoni uue raamatu Manufacturing Delusion autoriga. Tere tulemast saatesse Think Twice. Me võisime arvata, et maailm tuli COVID-pandeemiast läbi, kuid tegelikkus on see, et me oleme endiselt millegi keskel, mis võib olla sama surmav või isegi palju surmavam kui viirus, mis pööras maailma 2020 aastal pea peale. Psüühiline epideemia, mis on muutnud radikaalsete põhjuste nimekirja relvaks, on vallandatud üle kogu maailma ning selle tulemuseks on islamistliku terrori ja keskkonnaäärmusluse levik. Sama protsess toidab usku sooideoloogiasse ja kummalisse arusaama, et vaba Palestiina loomine ning planeedi ainsa juudi riigi hävitamine on võlulahendus maailma rõhumisest vabastamiseks. Ja see töötas sama lihtsalt, et veenda inimesi, et nad pääsevad surmast tänu sulgemistele, maskidele ja vaktsiinidele. Nende mürgiste ideede edukat levikut on võimaldanud samad taktikad, mis lubasid kommunistlikul diktatuuril terroriseerida Nõukogude Liidu rahvast üle 70 aasta ning mida kasutavad siiani teised totalitaarsed režiimid ja diktatuurid, nagu kommunistlik Hiina ja Põhja-Korea. Siiani õitsevad kõik need režiimid maailmast levitatavate illusioonide najal, mida jõustatakse kavalate strateegiate abil. See aju peseb sisuliselt masse uskuma asju, mida mõistlikud inimesed muidu kohe tagasi lükkaksid. Kuidas see toimib nii vabades riikides kui ka autoritaarsetes režiimides? Meil on täna hea meel tervitada inimest, kes on seda teemat põhjalikult uurinud ja kirjutanud uue raamatu, mis käsitleb, kuidas see kõik toimib. Buck Sexton, keda tuntakse professionaalselt nime all Buck Sexton, on endine CIA ohvitser, kes töötas agentuuri terrorismivastases keskuses ja Iraagi analüüsiosakonnas. Pärast seda töötas ta New Yorgi politseiosakonna luureosakonnas, tegeledes terrorismijuhtumitega. Sellest ajast alates on ta alustanud edukat karjääri raadios, kus ta juhtis saadet Buck Sexton Show. Ja siis 2021 aastal ühendas ta jõud Clay Travisega, et juhtida saadet Clay Travis and Buck Sexton Show, mis asendas Rush Limbaugh't konservatiivsetel juturaadiojaamadel üle kogu riigi. Nad taas käivitasid programmi 2025 aastal 550 partnerjaamas ja juhivad nüüd oma enda taskuhäälingu võrke. Ta on 2 raamatu autor. 2012 aastal ilmunud Occupy American Spring, The Making of a Revolution ja äsja avaldatud Manufacturing Delusion, How the Left Uses Brainwashing, Indoctrination and Propaganda Against You. Buck Sexton, tere tulemast saatesse Think Twice. Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh, Buck, et leidsid aega meiega täna liituda. Tahaksin alustada küsimusega, miks otsustasid just praegu selle raamatu kirjutada? Ja ma arvan, et sama oluline on ka see, miks otsustasid kirjutada midagi, mis on sama palju ülevaade orwellilikest mõistuse kontrollimise taktikate ajaloost, mida kurjad režiimid ja liikumised kasutavad, kui ka poleemika selle üle, kuidas see mõjutab meie tänast arutelu erinevatel teemadel. Tead, Mioretan, ma ootasin kaua enne, kui raamatu kirjutasin. Osaliselt seetõttu, et ma nõudsin selle ise kirjutamist. Mulle meeldib seda rõhutada, sest arvan, et see on üha enam, ütleme nii, kaduma kippuv kunst. Ja see on oluline. Ja mina olen keegi, kes tahaks näha rohkem inimesi, kes teenivad elatist arvamuslugude ja sisuloomega, kirjutamas oma enda raamatuid. See on minu esimene mõte selle kohta. Selle asemel, et kasutada kummituskirjanikku või lasta kellelgi teisel see enda eest ära teha. Nii et ma tegelikult kirjutasin selle raamatu ise. See võttis mul päris palju aega.
sealhulgas 6 kuud CIA läbivaatust, sest ma olin CIA ohvitser ja mul on eluaegne kohustus, mis puudutab kõike, mis on seotud minu CIA töökohaga. Ma pidin need enne avaldamist läbi vaatama. Igatahes, selle raamatu idee või põhjus oli see, et inimesed läksid COVID-i ajal hulluks. Ma arvan, et see on üsna ilmne. Ja samal ajal, kui ma üritasin inimestele öelda, et toimub palju hullumeelsust, karjuti mind maha. Eriti minu poliitikaideede pärast näiteks. Kui oled noor ja terve, ela lihtsalt oma elu edasi. See on hullumeelne. Me kõik saame selle niikuinii. Ja tead, inimesed ütlesid, et ma olen nagu vanaemade tapja ja muud sellist hullust. Muide, keegi pole kunagi vabandanud. Ma pole kunagi saanud vabandusi üheltki platvormilt, mis mulle hoiatuse andsid või mind välja viskasid, sealhulgas YouTube'ilt, Facebookilt ja PolitiFactilt, kes kirjutasid sellest terve loo. Aga see pole ju COVID-i raamat, eks? Ja see oligi see, ma pidin seda oma kirjast ajal ütlema ja nende kiituseks nad said sellest aru. See oli nii, et okei, me teame kindlalt, et inimesed võivad minna ja ma mõtlen, miljonid inimesed Ameerikas võivad põhimõtteliselt kaotada pea ja hulluks minna. Õige surveolukorra korral, niinimetatud ekspertide konsensuse, emotsionaalse mõju, kõigi nende asjade koosmõjul, ärevus, manipulatsioon. Ja nii ma ütlesin, okei, me teame, et see on päris. See juhtub ka teistes eluvaldkondades ja see juhtub ka teistes poliitikavaldkondades. Lihtsalt mitte sellises ulatuses, nagu me nägime COVID-i ajal. Nii et mis on see ühendav lüli? Millised on sarnasused inimeste vahel, kes on, ja ma mõtlen, manipuleerimisprotsessis, illusiooni loomises, mis on muidugi raamatu pealkiri? Kuidas luuakse selline illusioon, et inimesed arvavad, et nad ei peaks lapsi saama süsiniku jalajälje ja kliimamuutuste tõttu, mis on samuti tegelik nähtus? Ma mõtlen, minu jaoks see on ärevushäire. Keegi peaks minema ja otsima professionaalset abi, kui nad tõesti arvavad, et lapse saamine koormab maailma. Tead küll, kliima mõttes. Või kuidas sa veenad inimesi, et igal aastal tapavad politseinikud tuhandeid ja tuhandeid, kümneid tuhandeid mustanahalisi mehi ilma tagajärgedeta ja lihtsalt puhta rassismi tõttu, nagu BLM liikumisel õnnestus inimesi veenda ja nagu küsitlused on näidanud. Need on hullumeelsed ideed või need on pettekujutelmad. Ja on asju, mis juhtuvad või asju, mis ühendavad kõiki neid tegelikke uskumusi. Ja sa küsisid ajaloo kohta, ajalooline pilt hakkas selginema siis, kui ma ütlesin, oota, kes on seda kõige paremini teinud? Kus on nad olnud sisuliselt sellel, ütleme siis, professionaalsel tasemel, kui soovid, pettekujutluste tootmise esimeses liigas? Ja need oleksid 20. sajandi totalitarismid. Ja tegelikult nad uurisid ning olid väga selgelt kinnisideeks võtnud vale reaalsuste loomise, milles inimesed pidid elama. Ja seega ma vaatasin, mida nad teevad. Uurisin neid taktikaid ja rakendasin neid erinevates poliitilistes olukordades. Ja sellest on kokku saanud raamat, mida inimesed on seni tõesti nautinud lugeda ja millest nad on palju õppinud. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuuled meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otse Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun vajuta GNS'i juures meeldib ja või telli GNS'i kanal. Vajuta kellukesele, et saada teavitusi ning anna meile häid hinnanguid. Lisaks Think Twice'ile on olemas ka taskuhääling Jonathan Tobin Daily, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nimega Jonathan Tobin Daily GNS'i kanalilt, ükskõik kust sa oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Ma arvan, et see on tõesti väga ajakohane ja väga oluline, et sa tegelikult läksid tagasi ajaloo põhialuste juurde. Sest tead, see ei alanud ju 2020 aastal, ei pandeemia ega BLM-iga. Või täna, tead, inimesed jooksevad ringi, karjuvad vabastage Palestiina ja arvavad, et Gazas toimub genotsiid. Need samad taktikad, sama stsenaarium on teatud mõttes varemgi olnud. Ja ometi reageerime me alati, tead, inimesed näivad alati selle õnge minevat. Nüüd, kui enamik inimesi mõtleb väljenditele meelekontroll või ajupesu, siis kiputakse mõtlema süngetele illusioonidele. Nagu varasema totalitaarsed režiimid, näiteks Nõukogude Liit, George Orwelli teoste ja tema raamatu 1984 kaudu või isegi filmid nagu Mandžuuria kandidaat, mida sa mainisid. Aga kuigi sa räägid sellest, kuidas sellised taktikad tekitavad enesetapud terroriste ja kultiste, on see palju enamat kui lihtsalt üksikud ameeriklaste rühmad, keda enamik ameeriklasi peaks lihtsalt hulludeks. See puudutab ka seda, kuidas moetrendid juhivad meie tänapäevast popkultuuri. Kas pole nii? Jah, ja just sellepärast ma iga peatüki nii alustan.
ja ma jagasin selle lahti peamiste lähenemisviiside erinevateks variatsioonideks, kuidas kas valitsus, nagu selles kontekstis tavaliselt, aga ka lihtsalt uskumus, idee, kultus, terroristlik rühmitus, nad suruvad asju peale. Ja ma alustan oma ajast Nigeerias, mis oli minu esimene välislähetus. Nii et seal on mõned huvitavad killud minu CIA karjäärist aastate tagant, mida ma pole kunagi varem saanud jagada. Ma olin Nigeerias just neil varajastel päevadel, mil algas radikaliseerumine, mis umbes 10 aastat hiljem muutus Boko Haramiks. Ja Boko Haramis sai maailmas ohvrite arvu poolest teine kõige surmavam terrorirühm pärast ISISt, kui ISIS ehk Islamiriik oli oma kõrgpunktis. Kui Islamiriik tegi kõige hullemaid asju, mida nad tegid, kurdide orjastamine, terve külade tapmine ja kõik need muud teod, siis oli nad ainsad maailmas, kes tappisid terroriaktides rohkem inimesi kui Boko Haram Nigeerias. Seetõttu sai Boko Haram palju vähem tähelepanu. Pinged läänes, kuid enesetapurünnakud, ma mõtlen enesetapurünnakud kirikutes, said kahjuks traagiliseks ja regulaarseks nähtuseks. Igasugune õudne jõhkrus ja ideoloogiliselt motiveeritud vägivallaaktid. Ja nii ma alustasin sellest, et kuidas see välja näeb. Millised on mõned varajased märgid? Ja milliste märkide järgi hakkad nägema, et ühiskond või mõni grupp ühiskonnas pöördub radikalismi poole? Ja see viis mind selleni. Ja ma mäletan, et nägin lapsi, kes olid mošee ees. Kas neid radikaliseeriti? Võib-olla mitte. Oluline on see, et on selgelt olemas teed, mida kasutati. Ja nii ma hakkasin seda teemat agentuuris oma töö alguses uurima. Ja siis algas minu teekond, et mõista, kuidas inimesi radikaliseeritakse, ausalt öeldes igas vanuses või kedagi, kes suudab aru saada, mis tema ümber toimub. Ja siis viis see mind uurima tingimist ja Pavlovi töid, kui ma hakkasin selle teema algusaegadel tõsiselt aru saama. Teate, Pavlovi küsimus on tõesti põnev. Ma ütlen sulle, Joratan, mul oli raamatus palju rohkem lehekülgi Pavlovist, aga need lõigati välja, sest ma läksin Pavlovi teemasse lihtsalt nii sügavale. Ta on keegi, kellest inimesed arvavad, et tead küll, oli kelluke, koer ja süljeeritus. Õige, sa ei pruugi seda selle teemaga kohe seostada, aga ma arvan, et sa tõestad, et see algab just sealt. Jah, väga palju. Ja Nõukogude võim, eriti Stalini ajal ja pärast seda, püüdis Pavlovi pärandit oma eesmärkidel ära kasutada. Sisuliselt nagu teadusliku mõtteallikas kogu uuele Nõukogude inimesele ja kogu sellele uue Nõukogude ühiskonna eksperimendile, mis põhines teadusel. Sest ta oli tõesti suurin teadlane, kelle nad vähemalt maine poolest minu arvates kunagi loonud olid. Ta oli Nobeli preemia laureaat. Aga see, millega ta välja tuli, oli küsimus, kus, või õigemini tema eesmärk oli mõista, kus aju ja keha tegelikult ristuvad. Ja see oli rohkem kui lihtsalt, kõigepealt, nagu ma raamatus arutasin, see oli metronoom või summer. See polnud tegelikult kelluke. Ja see ei olnud seotud treenimisega. Ta ei öelnud kunagi, et ta treenib koeri. Ta kasutas koeri katseobjektidena, tead küll, samamoodi nagu inimesed katsetavad erinevaid asju loomade peal, mis võib olla väga vastuoluline. Muide, tema katsed oleksid meie tänapäeva standardite järgi olnud äärmiselt vastuolulised. Nii et kui sa oled koerasõber, nagu mina olen, siis on Pavlovi laborite kohta väga raskeid asju, mida teada saada. Aga igatahes ta püüdis mõista, kuidas meel avaldab kehale kohest mõju. Ja ta püüdis ka leida viise, kuidas luua täiuslikumat inimtüüpi, nagu ta ise ütles. Ehk siis põhimõtteliselt, kuidas teha nii, et kaasasündinud haigusi ei oleks. Nii et tal olid oma uurimistöös palju suuremad ambitsioonid. Kuid kuulsaks sai ta hoopis tänu uurimistööle maosekretsioonide kohta. Ja osa sellest, nagu näiteks maohape, oli see, et kui sa midagi näed, siis su maos tekib tegelikult füsioloogiline reaktsioon. See pani inimesi mõtlema, kui sügavale see ulatub ja kui palju võib sinu reaktsioon muutuda peaaegu automaatseks. Ja see viib mind labori üleujutuse loo juurde, millest ma raamatus räägin ja mis oli Pavlovile ja tema meeskonnale väga huvitav. Lühiversioon sellest loost, mille kohta ma arvan, et inimesed peaksid raamatu hankima, kuigi see on ka raamatus üsna lühike, on see, et labor uputati üle praeguses Peterburis, kus Pavlov tegi oma uurimistööd. Ja koerad arvasid, et koerad on loomad, aga nad said väga hästi aru ohust, milles nad olid. Nad arvasid, et nad kõik surevad. Nad arvasid, et nad kõik upuvad.
ja tema laborandid jõudsid sinna viimasel hetkel ja suutsid need koerad päästa. Ja see oli ilmselgelt õnnelik lõpp. Mis oli aga huvitav oli see, et mõnel koeral toimusid suured isiksuse muutused ja osa nende tingitud reaktsioonidest, mille saavutamiseks oli Pavlovi laboris kulunud aastaid, kadusid. Noh, nüüd on teada, et trauma võib sisemisi seoseid ümber kujundada. Ja me teame sellest nüüd rohkem. Ja siis räägivad inimesed PTSD-st väga avatult, olgu see siis sõjast või muudest olukordadest. Tead, kui oled näiteks rängas autoõnnetuses, siis inimestel tekib sellest PTSD ja see võib põhjustada äärmuslikku füsioloogilist reaktsiooni. Nii et siis jõuame selleni, millega totalitaarsed režiimid järgmised 50 aastat eriti agressiivselt või järgmised 60 aastat agressiivselt eksperimenteerivad. Ja küsimus on, kas me suudame luua ühiskonna, kus on nii palju tekitatud traumat ja nii palju kontrolli, et me suudame kontrollida ka inimeste mõtteid. Ja just see juhtuski nii Mao Hiinas, Nõukogude Liidus kui ka Põhja-Koreas. Ja ma räägin mõnest neist programmidest. Ja minu jaoks on see ka väga huvitav. Sa räägid ka sellest, kuidas see on seotud sellega, mida me nimetame Stockholmi sündroomiks. Ja kui rääkida erinevate ideede aktsepteerimisest, siis tundub, et ühiskond tervikuna on muutunud ideoloogide ja totalitaristide pantvangiks. Ja oma raamatus sa lahkad seda teemat. Sa räägid mentsiidist, ajupesust, seaduse relvana kasutamisest, sunnitud foobiast, isoleerimisest, identiteedi konstrueerimisest ja propagandast kui viisidest, kuidas meelekontrollijad töötavad. Selgita meile, kuidas see toimib. Mitte ainult, Nõukogude Liidu kontrollitud keskkonnas, kus inimesed kartsid koputust uksele, aga ka muidu vabas Ameerika avalikus ruumis, mitte ainult romaani 1984 piinakambrites. Jah, absoluutselt. See oligi teine oluline asi, et kuigi mulle meeldib selle ajaloo üle kirjutada, tahtsin ma teha selle väga aktuaalseks. Seetõttu räägin ma ka teatud praegustest olukordadest. See oligi nagu minu teesi või raamatu kunstiline külg, mida ma pidin oma kirjastajale tõesti maha müüma. Sest nad ütlesid, et vaata, sa pead seda seletama. Kui sa hakkad rääkima maoistlikust ajupesust näiteks, siis ma saan sellest. Muide, kogu ajupesu ajalugu, kust see termin pärineb, see on raamatus kirjas. Inimesed peaksid seda teadma, et nemad ise ei nimetanud seda ajupesuks. Ameeriklased nimetasid seda ajupesuks. Nad nimetasid seda mõttereformiks, mis on väga huvitav, sest see näitab, et see ei seisne ainult kustutamises. Väga orwellilik termin. Väga orwellilik termin. See puudutab ka sinu mõtete ümberkujundamist. Nad tahavad minna kaugema lihtsalt sellest, et sa võid kedagi läbi peksta, kuni ta alistub ja teda kongis segadusse ajada, kuni ta hakkab järsku mõttetut juttu ajama. Hiina kommunistid tahtsid, et inimesed tuleksid välja ja kordaksid kohustuslikke loosungeid ning teeksid seda innukalt. Kuidas sa seda kellegagi saavutad? Sealhulgas Korea sõjas vangistatud Ameerika sõjavange. Täpselt nii. Ja lisaks muide inimesed ütlevad, et muidugi, sa lihtsalt surud kellelegi relva pähe. Ei. Mõned neist vangidest, eriti Korea sõjaaegsed ülejooksikud, ameeriklased, kes tahtsid sinna jääda, pärast seda, kui neist olid saanud propagandavahendid. Robert Liftoni tõeliselt olulises ajupesu uurimuses leiavad vabad inimesed, et nad suudavad end vabaks murda. Ja oma esialgsetes intervjuudes selle kohta, mida nendega Hiina ajupesuprogrammis tehti, ja muide, need on lääne inimesed, mitte tingimata hiinlased, ütlevad nad umbes nii. Ma saan aru ja nad ehitavad ühiskonda uuesti üles. Ja tead, ma mõistan, miks nad seda tegid. Me räägime ju Stockholmi sündroomist. See vaimne programmeerimine, mille nad olid läbi teinud, oli nende meeltes nii võimas, et neil kulus aega enne kui nad mõistsid, et neid olid täielikult väärkoheldud ja hävitatud. Aga oluline osa nende asjade ühendamisest. Ma toon ühe näite, sest ma ütlen seda ka raamatus ja loodan, et kõik teie väga taibukad kuulajad võtavad endale eksemplari. Aga nagu ma raamatus ütlen, ei ole minu mõte selles, et meid kõiki pannakse maoistlikesse hariduslaagritesse. Minu mõte on selles, et aju töötab teatud radadel, meie mõistus, meie emotsioonideks. See puudutab enamat kui lihtsalt neurotransmittereid ja neurokeemiat. See puudutab seda, kuidas me inimestena toimime. On teatud asjad, mida me kõik tahame. On teatud asjad, mida me kõik kardame. Ja on viise, kuidas neid asju saab poliitilistel eesmärkidel eriti ära kasutada ja meie vastu pöörata. Ja seega ülestunnistus, see on midagi, mis tuleb raamatus üsna üksikasjalikult esile. Maoistlikus Hiina mõttereformi süsteemis ei piisanud sellest, kui keegi lihtsalt üles tunnistas. Sind peksti, sind pandi kongi.
ja loomulikult oleksid nad võinud kõik need inimesed lihtsalt hukata, aga nad püüdsid teha enamateks. või õigemini nad. Püüdsid enamat. See oli sellest palju ambitsioonikam. Palju ambitsioonikam. Nad püüdsid ühiskonda reformida. See on midagi muud kui lihtsalt kõik ühte ritta panna ja neile kuklasse lasta, mis juhtus samuti totalitaarsete režiimide puhul. Aga see oli nii, et okei, sa oled nüüd äärmise surve all. Sa pead tunnistama neid kohutavaid kuritegusid, mida sa tegid. Need inimesed, kes käsivad sul tunnistada, teavad, et sa ei teinud neid asju. Ja sina tead, et sa ei teinud neid asju. Aga lõpuks, pärast kogu seda survet, murdud sa ja ütled, olgu, ma tunnistan, et olin Briti spioon ja saatsin teateid Hongkongi ja selles 1950ndate Hiina kontekstis teate küll, ma tegin neid asju. Ja siis nad peksavad sind veel rohkem ja nad kohtavad sind veel karmimalt, öeldes, et see pole piisavalt siiras. See polnud piisavalt siiras. Ja siis nad tulevad tagasi ja sa läbid selle protsessi uuesti ning ütled, olgu, hästi, ja lisad midagi juurde. Ja võib-olla nad ütlevad, et see on natuke parem, aga ikka pole piisavalt siiras. Ja võib-olla nad panevad sind oma vale ülestunnistust kirjutama 5 korda, 10 korda, kui palju iganes, 20 korda. Nii palju kordi kui vaja. Ja lõpuks, kui nad tundsid, et oled nii murtud, et sa ei suuda enam oma mõtetes eristada, mida sa tegelikult tegid ja mis tegelikult juhtus, sest sa muutusid nii loominguliseks, et hakkasid mõtlema, et võib-olla kui ma seekord sellele inimesele midagi ütlesin, siis äkki ma tõesti panin toime mingi reetmise või sabotaažiakti. Või võib-olla, kui sind veendi, et sa tõesti tegid midagi valesti, siis nad ütlesid, olgu, ja viidi sind parematesse kambritingimustesse. Sind viidi omamoodi ümberõppetundidesse, kus pidid õppima kommunistlikku teooriat. Aga see juhtus siis, kui nad olid su tõeliselt murdnud. Ja ma ütlen, et me kõik ei ole kommunistlikes kambrites. Mis on siis see? Oma valgenahalise privileegi tunnistamine, milleks ülikoolilinnakutes noori sunnitakse. Õige, mis on valge privileegi ülestunnistus? Kas keegi kavatseb midagi teha? Kas keegi kavatseb tõesti mõnda oma harjumust muuta? Või kindlasti ei kavatseta maad muuta? Tunnistamine. Veel üks. Maa tunnistamised. Mis see tegelikult tähendab? See on selleks, et tekitada sinus süütunnet, et sa tunneksid, et oled midagi võlgu inimestele enda ümber. Nemad saavad siis öelda sulle, kuidas sa peaksid teistesse asjadesse suhtuma. Et sa saaksid seda heastada, et sa oleksid hea inimene. Aga see on ka alistumine. See tähendab, et ma allun igale jamale, mille sa tahad mulle peale suruda. Ja siis jõuan ma mentitsiidi ja transsoolisuse teemani. Ja see ongi põhjus, miks kahjuks eelistatud asesõnade kasutamine ei ole pelgalt viisakus. Isegi kui mõned inimesed tahavad lihtsalt väga viisakad olla. See tähendab, et sind tehakse osaliseks ja kaasosaliseks vales. Ja see on sillapea. See on sissepääsupunkt kogu ülejäänud programmeerimisele, mis sellele järgneb. Ja kui sa oled selle juba teinud, see ei lõpe sellega. See ongi asja mõte. Ma arvan, et see on selge analoogia ja see on hästi. See on ka põhjus, miks ma arvan, et vasakpoolsed on sellest ideest nii haaratud, mida nad selgelt ka on, hoolimata ülekaalukatest avaliku arvamuse küsitlustest. Sa tead, et on mõned valdkonnad, näiteks kliimamuutused, kus nad on selles osas veidi tagasi tõmmanud. Ja ma mõtlen apokalüptilist kliimamuutust, neid inimesi, kes ei taha lapsi saada või kes, tead, on täiesti ärevuses ja ei saa öösiti magada kliimamuutuse pärast. Kui keegi arvab, et see pole nii, siis New York Times kirjutab sellest vabalt ja nad kirjutavad seda oma enda publikule. Nad ei tee seda selleks, et neid pilgata. Nad ütlevad, issand, vaata, kui pühendunud see kliimamuutuse vastane sõdur on. Aga tead, ma arvan, et kui sa vaatad need erinevaid teid, mida inimesed valivad, kuhu nad lähevad. Kahjuks on täna nii palju poliitilist kõlapinda, et just see toimubki. See ongi see, mis inimestega toimub. Sellepärast ongi see raamat inimestest tõesti valusa koha üles leidnud. Kui nad suudavad panna sind ütlema, tulles tagasi transsoolisuse teema juurde, et peenis on tupp, siis mida nad ei suudaks sind veel ütlema panna? Ma mõtlen, see on nagu siis, kui oled väike laps ja saad aru, et see on mees, see on naine, see on poiss, see on tüdruk. Kui nad suudavad panna sind sellest põhilisest reaalsuse äratundmisest taganema, siis see ongi mentitsiidne osa, sinu mõistuse tapmine. Siis oled sa sisuliselt vägivalda teinud oma enda mõtlemis- ja eristamisvõime vastu ning oled juba vastuvõtlik kõigele muule psühholoogilisele väärkohtlemisele, mis neil sinu jaoks varuks on. Ja nii. Ma arvan, et see on tõesti oluline, sest kui sa seda teed, siis kui sa oled Winston Smith piinakambris raamatus 1984, siis sa tunnistad, et 2 + 2 võrdub 5 ja et sa armastad suurt venda.
ja siis nad võivad panna sind ütlema ükskõik mida. Ma mainisin, 1984. Ma mõtlen, Orwelli 1984 on minu arvates üks tähtsamaid ja üks olulisemaid raamatuid, mis on kirjutatud ükskõik millises keeles 20. sajandil. Ja see on üks neist raamatutest, mida ma tõesti arvan, et inimesed peaksid aja jooksul mitu korda lugema. Seda tasub lugeda ja uuesti lugeda ning mõista. Aga see, mida ma sellest raamatust, eriti selle raamatu jaoks kaasa võtan, on see, kui sa tahad teada, millal on toimunud tõeline nagu mentitsiid või kui nad on ta tõesti kätte saanud, siis mäleta, et nad tõmbavad tagasi ja lasevad tal minna. Kui ta lõpuks pöördub selle inimese vastu, keda ta armastab ja ütleb, võtke tema, sa tead, nad panevad puuri rottidega ja ta ütleb, võtke tema asemel, tema on reetur. Ja see on murdumisest. Siin jõuabki asi selle inimlooma tasemeni, kus sind murtakse, nagu sa märkad. Totalitaarsed režiimid, nemad. Nad tahavad alati luua ülesandjat ühiskonda, kus vanemad ei saa olla kindlad, et nende lapsed neid üles ei anna ja vastupidi. Mul ei tule nimi meelde, aga muidugi on olemas see apokrüüfiline lugu väikesest Morozovist või mis iganes ta nimi oli. Ja Nõukogude Liidus. See poiss Nõukogude Liidus, kes annab oma pere üles, annab üles oma enda vanemad. Ma mõtlen, aga see on milline parem näide mentotsiidilisest ajupestud ühiskonnast võiks olla kui see. Ja ma ütleksin, okei, inimesed, me ei ela Nõukogude Liidus. Kui palju inimesi, kui te eriti kuulate, ma mõtlen, ja vaadake, ma ütlen teile, ja see on hoopis teine teema. Inimesed on minult küsinud, kui ma seda raamatut kirjutasin, ja ma ilmselt liigun nüüd valdkonda, kuhu kõik ei pruugi tahta, et ma läheksin. Kui ma selle raamatut kirjutasin, toimusid mõned asjad, mis praegu parempoolses poliitikas aset leiavad. Mõned vestlused, ütleme nii, ei olnud veel alanud. See raamat on nüüd, selle tegemine võtab aega, nagu sa tead. Sa pead selle avaldama, sa pead läbima kontrolli, sa pead kõik need asjad ära tegema. Ja siis oli veel CIA kontroll. Minagi pidin kontrolli läbima. Nii et mul olid kõik need asjad. Aga praegu on paremal mõned tekitatud luulud ja ma ei karda seda öelda. Ma mõtlen, et kogu selle raamatu mõte on see, et sa pead tõtt rääkima. Ma mõtlen, et on olemas vandenõulikke luulusid, mis on, väga, olgu see siis, kas see puudutab Epsteini või Iisraeli või Charlie Kirki. Või on mitmeid asju, mille kohta inimesed vist räägivad hullumeelseid asju, aga miljonid inimesed näivad seda uskuvat. Ja see on probleem. See on miski, mis... Tead ka meie. Nii et aga ma tahan selgelt öelda, sellepärast ma hakkasin inimestele rääkima, et see, mis on raamatus, ajalugu, taktikad ja põhianalüüs, on rakendatav ka väljaspool pelka vasak-parem paradigmat. Lihtsalt, ma tõesti usun, et vasakpoolsetel on sellega palju suurem probleem kui parempoolsetel ja see on nende jaoks palju kesksem. Minu arvates on see paremal endiselt pigem äärealal. Ma arvan, et see on tänapäeval demokraatliku partei poliitika keskmes, demokraatlikus parteis või demokraatlikus liikumises. Eriti, ja me oleme seda viimastel nädalatel palju näinud. Jah, muidugi, jah. Jah, täiesti nõus. Aga see pole juhus, et suur osa propagandast, mida inimesed kordavad ja ümber jutustavad, kirjutati algselt 60-ndatel ja 70-ndatel Nõukogude propaganda poolt. Kui rääkida antisemitismist Iisraelis, ma mõtlen, see on lihtsalt üks näide. Nüüd olen ma. Ja nad ajavad taga sama asja. Ma mõtlen sama asja, ma räägin siin teatud teedest ja psühholoogilistest lähenemistest, aga kadedus ja kibestumus on inimeste poliitikas uskumatud võimsad jõud ja on seda alati olnud. Ja lood, mis suudavad neid asju kokku siduda. Ja vandenõud, muide, inimesed mõistavad Nõukogude Liitu, olgu see siis Kuuba, kommunistlik Hiina või Põhja-Korea, see vandenõuline mõtlemine. Ma ei kirjutanud sellest raamatus, aga see oli samuti osa minu uurimistööst. On palju asju. See on, tead küll, kui sa midagi kirjutad ja see sulle meeldib, siis on alati palju asju, mida tahaksid lisada, aga nad tahtsid, et see oleks kompaktne. Ma mõtlen, see pidi nii olema. See on õhuke raamat, aga see avab vaate paljudele teistele teemadele. Täpselt nii. Aga kui palju vandenõulist mõtlemist need režiimid ise nii sisemiselt kui ka väliselt harrastavad? Ja selle täiuslik näide on, ning see on täiesti tänapäevane ka tänasel päeval. Igaüks, kes enne Maduro sattumist föderaalsesse kinnipidamisasutusse ütleks, et need idioodid hävitasid Venezuela, neid peetakse jänkide imperialistide käsilasteks. Nad töötavad CIA heaks. Nad on tead küll, koos mõnega neist. Ja see on kahjuks väga mõjus, sest inimmeel haarab vandenõuteooriatest kiiresti kinni ega taha neist lahti lasta, sest keegi ei taha tunda, et teda lollitatakse. Ja kui nad on juba sellega nõustunud, siis on väga raske panna neid ümber mõtlema. See on natuke nagu kultuse mõtlemine, ma mõtlen, et sama asi.
inimesed küsivad alati, miks on nii raske kedagi kultuse mõjust vabastada. Näed, kui sa ütled, et kogu mõte on selles, et nad on isoleeritud, mis on üks raamatus mainitud taktikaid, siis see ongi nii oluline. Ja sa võid olla kultuse kontekstis isoleeritud pereliikmetest, sõpradest ja asjadest, mis annavad su elule tausta. Aga sa võid olla isoleeritud ka, nii nagu Hannah Arendt ütles natsirežiimi kohta. Sa võid olla isoleeritud kui atomiseeritud subjekt, mis tähendab, et sind on veendud uskuma, et isegi kui oled kogu aeg inimeste keskel, oled neist eraldatud. Sul puudub nendega side. Ja tegelikult on neis või teistes sinu ümber midagi pahaendelist. Aga isolatsioon muudab näiteks väga raskeks kellegi jaoks nende sidemete ja ühenduste katkestamise või pigem nende katkiste sidemete ja ühenduste taastamise. Ja samuti ei taha inimesed tunnistada, et nad eksisid. See on väga inimlik omadus, kuid propaganda ja ajupesu kontekstis on see väga võimas. Jah, väga oluline. Sellel on nii palju huvitavaid külgi. ja ma tahan jõuda selleni, kuidas need taktikad toodavad kuulekaid islamiste, samuti neid, kes neid toetavad. Aga kõigepealt pöörduma millegi poole, millele sa juba vihjasid. Ja ma arvan, et kõik meie kuulajad mäletavad ja kogesid seda, mis oli COVID-pandeemia. Ja tead, see juhtus, see arenes meie silme all, kui me kõik vaatasime ja kogu vaba maailm ajupesti. Ma ei kõhkle seda sõna kasutamast, kui ütlen, et meid ajupesti alluma suuresti asjatundmatu terviseeliidi ettekirjutustele. Tead, nad ei olnud tingimata, Anthony Fauci ei olnud, ta ei olnud Stalin. Aga 2 aasta jooksul, COVID-pandeemia ajal, selle põhjal, mida meile öeldi olevat teadus, aga tegelikult selgus, et see polnud sugugi nii. Inimesed tegid igasuguseid hullumeelseid asju, tõrjusid üksteist ja kaebasid üksteise peale. Ma mõtlen, me kõik nägime seda reaalajas, nii toidupoes kui ka mujal. Ja ometi, nagu sa ütled, mitte ainult, me lihtsalt see juhtuski. Ja nüüd me enam ei tee seda, aga nagu sa ütled, keegi ei vastutanud selle eest. Keegi ei vastutanud. Ja peale selle, kuni me ei mõista, kuidas see saab juhtuda, ja ma mõtlen jälle, nende illusioonide loomine, see võib uuesti juhtuda. Ma tegelikult arvan, et kui meil oleks olnud isegi, mõõdukalt ohtlikum olukord, mis oli täiesti võimalik. Selgus, et COVID oli numbrite järgi suremuse poolest sarnane raskema gripihooajaga. Ma tean, ja kui sa seda tol ajal ütlesid muide. Ja kui sa seda siiani ütled, lähevad inimesed su peale vihaseks. Mõned inimesed lähevad vihaseks, nad eksivad. Sest sa näed ikka veel inimesi ringi kõndimas maskidega. Jah, see on mingil määral ebausk, ma arvan, mingil hetkel. Ma mõtlen... Aga kui võrrelda seda näiteks Hispaania gripiga, valesti nimetatud, mis ilmselt algas Ameerika sõjaväebaasis, aga see on juba hoopis teine teema. Kui sa alustad Hispaania gripist, siis seal oli suremusmäär kuskil, ma arvan, 3–5% vahemikus. Mis oleks, ma mõtlen, see oleks katastroofiline. See oli ka siis, aga ma räägin tänases kontekstis. Kui palju see oleks? Inimesed läheksid üle maailma täiesti paanikasse. Kõik oleksid sotsiaalmeedias ja arvaksid, et see on maailma lõpp. Kui midagi sellist juhtuks, kas meil on või peaks meil olema mingit usku, et oleme nüüd vastupidavamad nende rumaluste suhtes, mis meile kõigile osaks said? Ma mõtlen, ma tegin selle üle nalja, sest ma tegin pandeemia ajal raadiot ja ma olin, paljud tunnid päevas ja kogu see asi. Ja ma tegin nalja, et ameeriklase jaoks kõige lähedasem kogemus. Stalinistliku vangivalvuri läheduses olemisel oli see, kui pidid COVID-pandeemia ajal lennusaatjaga tegelema, kui pidid neid maske kandma. Kogu see asi oli lihtsalt suvaline. Tead küll, see oli lihtsalt meelevaldne ettekääne võimu kasutamiseks, millel polnud absoluutselt mingit mõtet. Ja nad kõik oleksid pidanud seda teadma. Ja kui nad ei teadnud, siis on nad idioodid. Ja ma mäletan, et mulle öeldi, et ma ei pannud piisavalt kiiresti maski ette suutäite vahel. Nii et asi on selles, teadus ei saa olla meelevaldne. Ja inimesed küsisid minult, kuidas, mõeldes, et see peab põhinema asjadel, mida saab korrata, eks. See ongi tegelikult asja tuum. Nii et siin on sina võtad ülesannete komplekti A, mina võtan ülesannete komplekti B, me teeme samu asju, me peaksime saama sarnase tulemuse. Kui me ahva sama tulemust või kui tulemused on täiesti erinevad, siis on midagi valesti. Ja maskide kandmise kohta öeldi mulle sageli, et see on parem kui mitte midagi, kõik see värk. Ma ütlen, kuidas sa tead? See on absurdne. Sa ei saa seda mõnikord teha. See oleks nagu kõige lihtsamal ja ratsionaalsemal tasemel, ütleksin ma. Kujuta ette, et sa lähed orkaani ajal välja ja sa ütled, ma ei saa märjaks, sest ma kannan pool aega vihmamantlit. Ma mõtlen, see on sõnul seletamatult rumal, aga sisuliselt just seda inimesed tegidki. Nad käisid restoranides. Ma võtan maski ära, kui ma söön, aga panen selle ette, kui lähen tualetti.
see oli ebaloogiline. See oli irratsionaalne. See oli türanlik. Ja tead, Fauci tingimine nagu Pavlovi tingimine, sellest ma räägin. Ja mõned inimesed muide lähevad palju sügavamale, ma mõtlen, et nad eksivad. Ja ma proovisin teha, ma suhtlesin tõesti selle riigi kõige tuntuma Pavlovi uurijaga mõningate küsimuste osas, mis mul olid. Ja ta suunas mind eemale, sest on inimesi, kes ütlevad, et Pavlov andis tead salajasi märkmeid Stalinile. Ma mõtlen, et seda ei juhtunud. Aga kindlasti saadi Nõukogude Liidus endas sellest aru. Nad olid väga teadlikud. Ma mõtlen, ta oli mõnda aega nende uhkus. Ta oli peaaegu nälga suremas, kui 5-aastane plaan esimest korda läbi kukkus. Aga tead, nad rahastasid tema laboreid ja olid teadlikud, kui võimas sümbol ta oli selle jaoks, mida nad tegid. Aga ma leian, et Fauci järgijate tingimine, ma mõtlen, kogu see maski kandmine oli minu jaoks väga selge kõigile, kes olid selle suhtes ausad. See ei olnud tegelikult seotud siin viiruse eest väitsmisega. See oli kuulekuse näitamine ja see oli tingitud käitumine. Oma kõige lihtsamal tasemel oli see kõik COVID-i teater. See oli COVID-i teater, aga see oli märk, et sa olid üks neist headest inimestest, kes on valmis kuulama ja oma panust andma. Ja see lihtsalt meenutab mulle asju, mida ma nägin. Ma mõtlen, ma tegin palju uurimistööd erinevate sektide kohta selle raamatu kirjutamise käigus. Ja tead, sektides kantakse teatud värve, kantakse teatud riideid. On asju, mida tehakse, sellised välised füüsilised ilmingud. Muide, see kehtib ka religioonide puhul, aga ma ei taha sekkuda inimeste suhtesse Jumalaga. Ma lihtsalt ütlen, et on asju, mida inimesed teevad füüsiliselt, mis on mõeldud uskumuse väliseks näitamiseks. Kui sa tahad näidata, et sul on suhe Jumalaga ja tahad kanda risti, ma olen ise kristlane, kui tahad kanda risti, see on okei. Aga sa ei peaks kandma maski lihtsalt sellepärast, et tead küll, isand Fauci ütleb sulle, eks. See ongi mõte. Õige. Ja see on sama põhimõte, et see oli märk sinu lojaalsusest sellele, mida sulle öeldi. See oli täiesti eemandatud. Ja põhimõtteliselt pool ameeriklastest võttis selle täielikult omaks. Ma mõtlen, see oligi nii. Ja mõned neist teevad seda siiani. Ja mõned neist, ma käin ikka veel lennujaamas. Ma näen ikka veel inimesi, kes vahel poitu serveerivad, tead, kirurgilise maskiga, meditsiinilise maskiga. See, tead, kõige hullumeelsem asi muide, millega ma arvan, et me pole siiani tegelikult tegelenud. Ma mõtlen, ma olen üks neist inimestest, ma olen ikka veel väga ja ma pean end tagasi hoidma, sest paljud inimesed, kahjuks ma arvan, et see on nagu me põgenesime Fauci kultuse ja covidismi ümberõppelaagrist ja nüüd nad lihtsalt ei taha sellest enam kunagi kuulda. Ja ma suudan seda mingil tasemel mõista, sest see on trauma. Kogu see asi oli hullumeelne ja tead, inimesed tõesti kannatasid. Aga ma olen ikka veel keegi, kes on sellepärast väga vihane. Ja sellepärast oli selle raamatu jaoks uurimistöö tegemine vajalik. Ma arvan, et inimesed, kes on avalikus elus, on enamasti selle suhtes argpüksid ja ei taha ikka veel rääkida sellest, mis tegelikult juhtus. Ma arvan, et inimesed ei ole tegelikult ausad nende läbikukkumiste suhtes. Vaadake, Bideni administratsioon oli täiesti kohutav. Ja kõik, mida nad tegid, olgu need siis vaktsiinide kohustuslikuks muutmine või koolide sulgemise jätkamine, ja kõik need asjad olid kohutavad. Trump üritas mõne sellise asja vastu võidelda, aga ta oleks võinud ka paremini hakkama saada. Ja. Ta oli selles mõttes ka mingil määral ise selle ohver. Ta oli ka selle ohver. Ja ma arvan, et me peame selles lihtsalt ausad olema. See oli varem. Nad hüppavad alati teemast teemasse. Nad, vaata neid sulgemise alguses. Esimese 60 päeva jooksul me tegelikult ei teadnud, mida me teadsime. Ja sa tegelikult tead, nagu ma ütlesin, teadusega, sa peaksid jooksvalt andmeid lisama ja katseid läbi viima nii-öelda. Aga ma arvan lihtsalt, et meil peab olema täiesti avatud ja aus vestlus. Ma mõtlen, mind teeb väga frustreerituks see, et Trumpi administratsioonil, nüüd kui neil on kontrolli kõigi nende agentuuride üle, kus on need suured raportid? Ma mõtlen, kus on need asjad, mida ma saan CDC veebilehelt näha, mis ütlevad, et jah, Cochrani uuring maskide kohta näitab, et need tegelikult ei tee mitte midagi. Jah, tegelikult oli see kõik täielik pettus. Me oleme teinud järgmised katsed, et näidata, et see on pettus. See tuleb ikka veel ära teha. Inimesed, kes arvavad, et seda pole vaja teha, ei saa aru. Tuleb mingi muteerunud, tead küll, COVID-i sarnane asi. Tuleb viirus, mõni muu laboriõnnetus. Tuleb mingi muu laboriõnnetus, tuleb mingi muu asi. Ja me oleme täpselt seal tagasi, kus me praegu oleme või kus me enne olime, peaksin ütlema. Nii et ma pole sellest üldse loobunud ja ma ei lase sellest lahti. Aga ma mõtlen, et olid ka asju, mis lihtsalt, ma pean need tegid asja hullemaks.
mis on teine asi, mida inimesed ei mõista. Kõige hullem asi, mida oleks saanud teha, oli hoida inimesi toas ja sulgeda avalikud mänguväljakud. Plekspaneel. Kõige hullem asi, mida saaks teha, on kasutada plekspaneeli ja piirata õhu liikumist ruumides. Kõige hullem asi, mida saaks teha, oli, ma mõtlen, võid neid asju lihtsalt edasi loetleda. Kõige hullem asi, mida saaks teha, on panna kõik kiiresti aparaadi hingamisele. Ma isiklikult tundsin ühte inimest. Ma olin New Yorgis, olgu. Ma elasin kogu Covidi aja New Yorgis. Ma tundsin ühte inimest, kes suri Covidi pandeemia ajal Covidiga seotud probleemide tõttu. Ja see oli tingitud hingamisaparaadi all olemisest. Ta poleks muidu surnud. Ta suri hingamisaparaadi all. Ja ta suri hingamisaparaadi all, sest kõik olid paanikas ja pandi inimesi hingamisaparaadi alla, kuna kõik kartsid nii väga seda, mis toimus. Ja nad teadsid, et see on ainult aja küsimus. Kui oled piisavalt kaua hingamisaparaadi all, siis su kopsud venivad välja, nakatuvad ja kõik see muu. Nii et ta suri. Nad tapsid inimesi. Nad tapsid tuhandeid inimesi. Nüüd ma saan aru, et see oli õnnetus või et see ei olnud, tead... See polnud nende kavatsus. See polnud see, mida nad tahtsid. See juhtuski. See ongi see, mis juhtus. See ongi see, mis juhtus. Jah, nii et see on, ma mõtlen, see on õõvastav ja sul on õigus, enamik inimesi ei taha sellest rääkida. Ja tõepoolest, valitsus, kes peaks seadma piirid, mida ei tohiks enam kunagi ületada, on küll edasi liikunud, aga meie ei tohiks. Ma tahan natuke rääkida sellest, kuidas samad taktikad loovad protsessi, kus sellised asjad nagu drag queenide ettelugemistunnid, mida alguses nähti lihtsalt sõnavabaduse küsimusena, muutusid hiljem kohustuslikuks. Seansid, mille eesmärk oli veenda meid pidama laste seksualiseerimist normaalseks. Ja keskkonnakaitsjad kasutavad samu taktikaid. See ei olnud ainult Covidi hullumeelsus. See levis nii paljudele teistele teemadele, millest me täna räägime. Jah, absoluutselt. Ma arvan, et see pingutus, et inimesi sellesse kaasata ja üks kohutav asi mentitsiidis ja transsoolisuses on see, et need on kaks asja, millest raamatus on eraldi peatükk. Ja mentitsiid on ilmselgelt mõistuse tapmine. Joost Meerloo, kes oli psühhiaater, hollandlane, juudi päritolu Hollandi psühhiaater. Teise maailmasõja ajal põgenes natside eest ja oli tegelikult lühikest aega vangistatud. Tal õnnestus pääseda Ühendkuningriiki, kus ta oli osa eksiilis Hollandi armeest ja töötas koos brittidega natside vastu. Nii et ta küsitles SS-i kõrgemaid liikmeid või SS-i kõrgemaid ohvitsere. Nii et tal oli vahetu ja lähedane kokkupuude sellega, kuidas nad propagandas tegutsesid. Nii et ta oli psühhiaater, kes istus maha kõige suuremate kurjategijatega. Ja ta tahtis teada saada ning ta kirjutas raamatu. Tegelikult mitu raamatut, aga üks neist, Meelevägistamine, mis on minu uurimistöös oluline raamat. Ja üks asi, mida ta teada tahtis, oli see, kuidas sa saad, nagu sakslased, saksa rahvas, mitte ainult SS-i liikmed, muidugi mitte genotsiidilise Hitleri režiimi avangard. Kuidas panna inimesi päev-päevalt olema kas natuke apaatsed või natuke kaasatud? Natuke. Ja see oli ka väga huvitav. Ja sa tahad saada nii palju kaassüüd kui võimalik, nii paljudelt inimestelt kui võimalik, sest keegi ei taha mõelda, et ta oli osa millestki halvast. Ja igaüks, kes on isegi natuke millesse kaasatud, hakkab seda palju tõenäolisemalt kaitsma. Ja see ongi põhjus, miks näiteks mina olen välja toonud, et igaühel, kes on oma lastele midagi sooteooria vallas teinud, saab olema väga raske. Ükskõik, mida tegelikud andmed näitavad või millised on tulemused, on neid väga raske veenda, et nad on oma lapsi parandamatult kahjustanud. Tead, nad tahavad uskuda, et nad tegid midagi. Nad kuulasid arste ja nad tegid seda. Ja nüüd tead, sa lood selle laiema, kui nii võib öelda, eksitunud inimeste grupi, kes tahab sellest illusioonist kaua kinni hoida. Aga see võib olla isegi palju väiksem kui see. Ja ma arvan, et just seal ongi Drag Queen Story Hour. Parema sõna puudumisel on see nagu omamoodi väravaks transsoolisuse kaasosaluse maailma, sest inimesed tulevad kohale ja neile öeldakse, et vaata, minu kohalik raamatukogu toetab seda. Ja see peab siis olema hea asi. See on seotud aktsepteerimisega.
asi on selles, et nad ei ütle, et see on olnud ammu teada. ma mõtlen, DSM-id on nüüd kahjuks psühhiaatria on poliitilise kuuluvuse poolest tõesti kõige vasakpoolsem meditsiinivaldkond. See on nii olnud juba ammu ja see on hästi teada. Nii et nad muudavad DSM-is asju vastavalt praegustele poliitilistele vajadustele, mitte tegelike teaduslike edusammude põhjal, vaid lihtsalt, et see on natuke karm, parem muudame selle ära. Ja üks asi, millest nad ei taha rääkida, kuid minu arvates on väga julge, Jordan Peterson näiteks sellest üsna vabalt rääkinud, on autokünefiilia, kui ma ei eksi, mis on see, kus inimesed tahavad riietuda naisteks, nad saavad sellest seksuaalset erutust. Nii et mehed, kes riietuvad naisteks, oli ammu teada, et nad teevad seda omaenda seksuaalse rahulduse pärast. See on nagu mehed, kellel on mingi kummaline jalafetiš või midagi sellist. See on sisuliselt fetiš. Ja ometi on inimesed selle tõstnud identiteedi küsimuseks, millest peaks saama kodanikuõiguste küsimus. Kodanikuõiguste küsimus. Lapsed ja nende vanemad peaksid seda tähistama. See on hullumeelsus. Ja probleem, mis sul sellega siis tekib, on see, et iga lapsevanem, kes on kunagi ühele neist kohale tulnud, kuuleb mind ja kõik, mida nad kuulevad, tead, valge meessoost patriarhaat. Eks, sa oled sallimatu. Jah. Tead, ma räägin neile asju, mille peale nende kohene reaktsioon on kaitseseisundisse tõmbuda ja lihtsalt mürgine viha minu suunas välja paisata. Ja mul on neist kahju, sest neid on petetud. Ma mõtlen, et neid on mingil tasemel ajupestud. Nad on olnud osa millestki, mida iga lapsevanem peaks instinktiivselt teadma. Olevat täiesti, ma mõtlen, see on leebelt öeldes sobimatu. Aga jällegi, vasakpoolsed suruvad need asju peale, sest see on viis, kuidas sisuliselt kehtestada psühholoogiline domineerimine inimeste üle. Sest sa oled pannud nad osalema milleski, mis alandab nende kõige olulisemaid kohustusi ja arusaamu neid ümbritsevast maailmast. Jah. Ja ma usun seda väga, kui nüüd natuke teemat vahetada ja meie fookust nihutada. Nii paljud meie avalikud arutelud, nii sise- kui ka välisküsimustes, sõltuvad sellest, kas progressiivsed jõud suudavad haarata haridus- ja kultuuriasutused enda kontrolli alla. Selleks, et põlvkondi ameeriklasi indoktrineerida uskuma kriitilise rassiteooria, intersektsionaalsuse ja asuka kolonialismi ohtlikke õpetusi. Ja poliitiline vasakpoolsus kujutab nende uskumuste riigile peale surumist vajaliku ajaloolise ümberhindamisena. Aga ameeriklaste veenmine oma riiki vihkama ja omaks võtma antirassismi kultust ei erine vähemalt kasutatud taktikate poolest eriti palju sellest, millest me juba rääkinud oleme, samuti džihadismi kultusest. See kõik keerleb samade võtete ümber, kas pole nii? Jaa, täiesti kindlasti. Ma mõtlen üks asi ja minu tausta arvestades küsivad inimesed minu, tead, miks sa selle raamatu kirjutasid? Ja ma ütlen, ma olin CIA ohvitser terrorismivastases keskuses töötades džihadistlike terroristide vastu, sealhulgas välitööl Iraagis, Afganistanis ja Nigeerias. Ma lugesin nende suhtlust, ma lugesin ja kuulsin nende vandenõusid, võtsin sihikule eri rakke. Nii et tead, kas see töö, osalemine selles, mida me nimetasime GWOTiks, ülemaailmseks sõjaks terrorismi vastu, mis oli tegelikult lihtsalt üks üldnimetus, toimis? Üldnimetus sõjalistele operatsioonidele džihadistliku surmakultuse vastu, mis kahjuks oli üle maailma levinud. Ja see on midagi, mida, tead, sa pead, ma arvan, küsima. Väga olulised ja täiesti õigustatud küsimused selle kohta, mis toimus, kust inimesed tulid. Oletame, et keegi, kes kasvas üles Birminghamis Ühendkuningriigis, vaataks internetis videoid. Oli see siis Anwar al-Awlaki või lihtsalt üldisemad tead Al-Qaeda propagandakanalid. Nad vaataksid internetis videoid ja siis ütleksid, ma lähen Süüriasse ja minust saab enesetapu pommitaja. Ma lasen end õhku ja tapan süütuid inimesi. Ja tead, see on väga radikaalne asi, eks? See on väga sügav psühholoogiline asi ja see polnud ühekordne juhtum. Tead, inimesed ütlevad, et mis saab näiteks koolitulistajast kuskil. Ja neid on siin Ameerikas, aga ka mujal maailmas on koolitulistajaid. Aga sa ütleksid, et seal on tegu inimesega. See on teatud tüüpi psühholoogiline profiil.
tavaliselt keegi, kes on väga rahulolematu ja kellel on sageli psühhopaatilised jooned. Ma mõtlen, et see on palju sügavamalt seotud vaimse haigusega, selline ajupesu, millest ma räägin, või võib seda nimetada ka radikaliseerumiseks. See on termin, mida džihadistlikes vingkondades tavaliselt kasutatakse, eks? Radikaliseerumise tee. See on midagi, mida ma aastaid uurisin. See on nähtus, mis hõlmab inimesi, kes muidu tunduvad täiesti normaalsed. Ja tead, ma tänapäeval satun tihti väga teravatesse vaidlustesse internetis inimestega. Sest tead, Joonatan, ma võin sulle öelda, mind on viimase aasta jooksul väga tihti juudiks nimetatud. Ja siis järgnevad sellele tavaliselt muud sõimusõnad. Sellepärast, millised on minu seisukohad Iisraeli ja selle võitluse kohta Hamasi vastu? Ja üks asi, mida mul tavaliselt ei ole muide, ma olen anglo-iiri Rooma katoliiklane, aga see ei loe. Ma võtan vastu, mida iganes nad tahavad öelda. See ei muuda minu seisukohti. Ma olen juba ammu aru saanud, et Hamas tegutseb suures osas kui surmakultus. Ja need teised džihadistlikud rühmitused, millega ma olen tuttav, tegutsevad samuti surmakultustena, mis tõstavad märtrisurma ja süütute tapmise esile mingi poliitilise ja religioosse eesmärgi nimel. Ja tead, ma mõtlen alati tagasi millelegi, mis juhtus siis, kui ma töötasin CIA Iraagi osakonnas. Ja see puudutabki radikaliseerumist, sest inimesed ütlevad, et see on keeruline, see on geopoliitika. Ja tead, sul on sellised nagu Glenn Greenwald ja Noam Chomsky, kes muide kirjutas raamatu Manufacturing Consent, mis on minu arvates jama raamat, aga ma lugesin selle siiski läbi. Aga ma tegin seda, see oli väike vastus Noam Chomsky's jamale Manufacturing Consent. Aga ma mõtlen neid inimesi, kes sisuliselt vabandavad džihadismi välja, et see pole tegelikult islam, see pole tegelikult nende süü, see on alati reaktsioon millelegi. Alati on nii, et keegi sundis mind, keegi pani mind seda tegema. Muide, see on klassikaline nartsissistlik psühhopaatlik vastus. Sina panid mind seda tegema, tead. Sina panid mind köögis sulle noa selga lööma. Mul polnud valikut, eks. Ma mõtlen, see ongi alati nii, et sina panid mind seda tegema. Mitte kunagi ei ole nii, et minu lähenemises või mõtlemises oleks midagi valesti. Ja tead, kui sa vaatad džihadistlikku kultust. Kui ma olin, üks lugu siia vahele, ma tegelesin Iraagi teemadega. Ja ma usun, et see linn, ma räägin inimestele seda, ma küsisin pärast 11. septembrit ja 7. oktoobrit, mis on 21. sajandi kõige surmavam terrorirünnak, kus ühel päeval kaotati kõige rohkem elusid, eks ole. Ilmselgelt 11. september kõige hullem. 7. oktoober teisel kohal. Mis on 3? Ma ütlen seda inimestele ja peaaegu keegi ei oska sellele vastata. Peaaegu mitte keegi ei oska sellele vastata, sest see pole asi, mille peale inimesed tavaliselt mõtlevad. Aga tegelesin Iraagi teemadega, kui see juhtus, ja olin tegelikult selles Iraagi piirkonnas käinud ning teadsin, kus see oli, ja olin selles piirkonnas käinud. Ja see oli pommiplahatus, mis toimus ühes jesiidide linnas. Ma arvan, et see oli 2006 aastal Katanias, mis asub loode Iraagis. Ja Al-Qaeda otsustas parkida lõhkeainet täis kallurautod. Sisuliselt täiesti kaitsmata külas keset kõrbe, millel polnud mingit sõjalist ega strateegilist tähtsust. Seal polnud ühtegi koalitsiooniväge, keda rünnata. See oli tõesti nagu kõige ääremail, perifeerias. Ja ma arvan, et lõpuks tapeti seal, ma ei mäleta, kas 600 või 700 inimest. See oli tohutu ohvrite arv selle kohta, mis seal juhtus. Ja ma mäletan ka, ütleme nii, seda juttu ja tead džihadistide ringkondi tol ajal, sest ma olin agentuuris ja ma mäletan, et sain neid asju palju lähemalt jälgida kui näiteks New York Timesis või Wall Street Journalis. Ja põhjus oli selles, et nad tahtsid lihtsalt võimalikult paljud leist tappa. Tahtsid lihtsalt võimalikult paljusid tappa. See on tapmine tapmise pärast, sest see aitaks teisi hirmutada, täpselt nii. Aga see oli lihtsalt puhta, leevendamata kurjuse valik, ilma igasuguse sõjalise väärtuseta. Nad ei olnud neile ohuks. Nad ei olnud. Lihtsalt meile nad ei meeldi. Ja me läheme. Ja nii nad tegidki, see oli džihadistlik üksus, see oli Al-Qaeda Iraagis. Al-Qaeda Iraagis, mis oli muidugi algsest Al-Qaedast lahku löönud.
see ajab inimesi alati segadusse, aga see tegutses Zarqawi juhtimisel. Ja üks põhjusi oli tegelikult see, et Zarqawi oli nii verejanuline isegi teiste moslemite suhtes, et isegi Al-Qaeda arvas, et kuule, me hakkame siin omade toetust kaotama, sõber. Aga jah, nad tahtsid lihtsalt võimalikult palju inimesi tappa ja nad olid selle üle veel rõõmsad ka. Seda nägime ka 7. oktoobril. Ja seda nägime ka 11. septembril. Ja see on päris ning see eksisteerib. Ja ei ole olemas videot, kus iisraellased või ameeriklased tantsiksid tänaval sellepärast, et naisi ja lapsi on vägistatud, tapetud ja massiliselt mõrvatud. Sellist asja ei ole olemas, sest seda pole kunagi juhtunud. Nii et ma arvan, et see on kogu selle protsessi juures ka väga oluline mõista, kuidas on võimalik, et inimesed võivad olla nii pettekujutelma sisse programmeeritud. Et nende kõige elementaarsem või põhilisem inimlikkus asendatakse millegagi, mis on julm ja sadistlik ning rõõmustab teiste inimeste tapmise üle lihtsalt niisama. Ja kui sa mõistad neid teid, mida selleks kasutatakse, siis ma arvan, et sul on parem võimalus neid asju ära hoida või vähemalt inimesi neist eemale tõmmata edaspidi. Jah, ma tahaksin sellesse veidi sügavamalt süveneda. Nagu sa ütlesid, kasutasid totalitaarsed režiimid nagu natsid ja sovetid illusioonide loomist nii genotsiidi elluviimiseks kui ka selle õigustamiseks. Kuid samu meetodeid kasutatakse nüüd selle idee edendamiseks, et maailma saab vabastada vaid väidetavalt Palestiina vabastamise ja Iisraeli hävitamise kaudu ning selle käigus muudetakse antisemitism Ameerika avalikus diskursuses tavapäraseks. Ja see ongi ju seesama asi, kas pole? Jah, täpselt nii ongi. Ja see on väga murettekitav ning murettekitav on ka see, et see on hakanud kanda kinnitama isegi parempoolsete seas, vähemalt mõnede inimeste puhul, vähemalt nime poolest. Või ma arvan, et see on keeruline. Inimesed muutuvad ka. Inimesed muudavad oma poliitilist kuuluvust, kui nad sellesse teemasse sügavamalt sisse lähevad. Aga see mõte, et kogu ÜRO inimõiguste tegevus on olnud peamiselt üks suur Iisraeli riigi hukkamõist, nii kaua kui mina olen elus olnud. Ja kui palju? Viha, mida inimesed selles riigis tunnevad, mitte nüüd, kui ma räägin, ma mõtlen neid ülikoolide radikaale, kes räägivad kogu aeg, et tuleb investeeringud lõpetada ja nimetavad seda apartheidiks, kõik see tavaline jutt. Muide, see on olnud juba ammu olemas. Ma mäletan täpselt sama retoorikat, kui ma ise ülikoolis käisin. Ma arvan, et sina nägid ka ilmselt midagi sellist. See polnud küll nii laialt levinud, aga kindlasti eksisteeris. Seal olid need fraktsioonid ja grupid. Progressiivsed, see pikk marss läbi institutsioonide, see ei alanud ju 8. oktoobril, see juurdus järk-järgult. Jah. Üks huvitav asi, mida sa näed, on see, et tekib selline liitlassuhe. Inimesed räägivad mõnikord nii punarohelisest liidust, kommunismi ja islamismi liidust. Aga tegelikult on see lihtsalt erinevate ideoloogiate liit, millel kõigil on minu arvates teatud ühised jooned. Ajalootu vastutamatus ja oma poole objektiivsuse puudumine, mis õigustab nende poolt kõige radikaalsemat ja kaugelulatuvamat vastust. Sest sa ei saa luua mingitki perspektiivi ega proportsionaalsust. See kõik tuleb lihtsalt kõrvale heita või asendatakse see mingi vale narratiiviga. Ja nii tekivadki inimesed, kes kuidagi satuvad samale ülikooli linnakule. Radikaalid, kes toetavad väga Kuubat ja Venezuelat, toetavad samamoodi ka Iraani. Toetavad samuti. Teate küll, löövad kampa kõigi nende moekate väga vasakpoolsete liikumistega, olgu selleks Antifa või teised, teate küll need. Mis iganes see ka poleks. Kõik need rühmitused tulevad kokku ja teevad koostööd. Ja te küsite, mis teil ühist on? Ja see tõesti tundub, nagu nad peksaksid lääne tsivilisatsiooni kandvaid seinu. Ma mõtlen, see tundub lihtsalt soovina kõik maha kiskuda, kui nii võib öelda. See on nende versioon Katania kalluritest Iraagi kõrbes. Lihtsalt põletada kõik maha, lasta kõik õhku. Ja ma arvan, et kahjuks peame tunnistama, et see eksisteerib. Ma mõtlen, on inimesi, kelle eesmärk ongi kõik maha põletada, et siis midagi täiuslikku luua.
muide, ma tegelikult ei usu, et keegi neist päriselt arvab, et nad suudavad midagi täiuslikku luua. Ma arvan, et nad lihtsalt peavad endale seda rääkima, sest muidu peaksid nad peeglisse vaatama ja tunnistama, et tahavad lihtsalt kõik maha põletada. jah, ja kui sa tahad lääne tsivilisatsiooni maha põletada, siis paratamatult alustatakse alati juutidest. Loomulikult, nii see käib. jah, seda on viimasel ajal palju olnud. Ja ma mõtlen põhimõtteliselt kõik, see on huvitav. Kõik, kes minu arvates levitavad neid erinevaid väljamõeldud pettekujutelmi omaenda poliitilistel eesmärkidel. Samuti paratamatult, ükskõik mis teema see ka poleks. Kui ma tean, mida nad arvavad BLM-ist, siis ma tean ka, mida nad arvavad Iisraeli kohta. Miks see nii on? Ja mida nad arvavad Ameerika kohta? Ja mida nad arvavad Ameerika kohta? Noh, see tead, me räägime sinuga kohe pärast 250. aastapäeva. Ma mõtlen, see on juba paroodiast kaugemal, kui palju te olete valmis tähistama ja lihtsalt tänulik olema. Või isegi lihtsalt olla valmis tunnustama seda, mida Ameerika ja mida meie lääne tsivilisatsioon, mille juhid me kindlasti oleme, on saavutanud. See tõesti on nii, see on nagu selge. Mida vasakpoolsemad on su vaated, seda rohkem sa kõige selle peale sülitad, pead seda absurdseks. Tead küll, ei taha isegi, et FIFA lubaks Ameerika jalgpalluri taas mängu. Ma mõtlen, see on... Isegi kui sind jalgpall ei huvita. Isegi kui sind jalgpall ei huvita. Iga asi, mis on nagu löök onu Säämi pihta, kõik, kus saab hakata süüdistama juute, kõik see, tead küll, see kõik käib kokku. Ja see on põhimõtteliselt, kui me ütleme, et see on ideoloogiline, aga ma arvan, et see on ka psühholoogiline. Ja ma arvan, et see on ka sinu raamatu sõnum. See on selle raamatu sõnum. Ei, just nii see ongi. Minu viimane küsimus sulle, Pakk. Sa oled olnud väga helde oma ajaga, aga ma tahan seda puudutada, sest sa lõpetad oma raamatu sellega. Ja see on tehisintellekt. Ma arvan, et enamik inimesi suhtub tehisintellekti ühtaegu huvi ja hirmuga tundmatu ees. Aga kuidas sobitub see uus tehnoloogia nende mõttemaailma, kelle eesmärk on vaigistada eriarvamusi ja kontrollida mõtteid, et luua progressiivne maailm, mida nad ette kujutavad, kuigi, nagu sa ütled, nad tegelikult ei usu kummassegi? Jah. Ma arvan, et see on naljakas, sest ma alustasin seda Pavloviga ja väga lihtsa arusaamaga sellest, kuidas välised stiimulid kutsuvad esile refleksiivse füsioloogilise reaktsiooni, eks? See pole isegi nii, et ma näen midagi ja siis otsustan teatud viisil reageerida. See on nii, et ma näen midagi ja hakkan juba, tead küll, ma näen karu metsas, mu kaenlalused hakkavad higistama ja tead küll, adrenaliin hakkab tööle, eks. Ma mõtlen, see ongi see koht, kus aju ja keha ühendus mängu tuleb. Huvitav on see, et Pavlov ei teadnud, kui ta selle kõigega tegeles, DNA-st mitte midagi. Ta ei teadnud topeltheeliksist. Tal polnud arvuteid, ta ei teadnud, see oli nagu antibiootikumide koidik alles tulemas. Ma mõtlen, see oli väga varajane etapp. Ma mõtlen, Pavlovi kõige huvitavamad uuringud olid. Noh, ta sai Nobeli preemia 20. sajandi alguses, 1909. alguses, aga ma mõtlen 1920. 1930. me alles sisenesime 20. sajandi suurtesse teaduslikesse läbimurdetesse. Ta oli neist tegelikult ees. Ja nüüd räägid sa raamatu lõpust. Me oleme punktis, kus... Ja muide, ma olen mis? Elon Musk, mina. Ma mainisin ühte tema ettevõtetest, mis on tead Neuralink, mis uurib aju tegelikke neurokeemilisi radasid ja püüab välja selgitada, kuidas tõeliselt pimedatele nägemine tagasi anda ja võimaldada halvatud inimestel jälle oma jäsemeid kasutada. Ma mõtlen, see oleks teaduslik ime, aga see tõstatab ka väga huvitavaid küsimusi, sest mida suuremaks muutub meie arusaam meelest, kui kaugel me oleme närviimplantaadist, millega saab sisuliselt kuuletumist nõuda. Ja ka kui kaugel, nii et see on üks osa sellest. Nüüd, see on natuke kaugem teema ja ma saan aru, üks suur asi Pavlovi juures muide oli see, et ta ütles, isegi koerte puhul oli tingimine alati erinev ja seda ma ütlen inimestel alati. See on selle kõige hea osa. Isegi kõige rangemate teaduslike protokollide puhul, kus koerad pidid teatud viisil reageerima, olid mõned koerad sellele vastupidavad. Mõned koerad olid alati rõõmsad, ükskõik mis. Mõned koerad olid vihased. Teate küll, inimesed on erinevad. Meie juhtmestik on erinev ja meil on nende asjade vastu erinevad kaitsetasemed ja inimesed ilmselgelt, nagu ta tunnistas, on palju keerulisemad kui koerad. Nii et see on minu arvates kogu selle juures julgustaveks, et me kõik tegelikult oleme erinevad ja teate, me kõik oleme ainulaadsed lumehelbed. Aga teiselt poolt on see, et hakatakse fabritseerima tõendeid ja kujundama arusaamu.
see võib põhimõtteliselt tulla tehisintellekti loodud kunstlikust reaalsusest. Mis hakkab toimuma? Me juba näeme seda ning juba räägitakse süvavõltsingutest, odavatest võltsingutest ja kõigest sellest. See muutub järjest keerukamaks. Ja nagu ma inimestele ütlen, ei pea kõik seda uskuma. Sul on vaja vaid piisavalt inimesi panna seda uskuma, et oma eesmärke saavutada. Ja mõnikord piisab ka lihtsalt kahtluse tekitamisest, et inimesed oleksid osa ettekujutelmast või vandenõust või millest iganes. Noh, ma nägin seda internetis. Ma ei ole kindel, kas see on päris, aga me peame rohkem uurima. Tead küll, asi pole veel selge ja see tekitab palju raskus inimestele, kes tahavad elada mitte valede järgi, nagu Solženitsõn ütles. Ja ma arvan, et see ongi kogu raamatu ja kõige, mida ma teen, keskne mõte. Kui keegi üritab sind sundida valetama, panna sind valetama või tekitada olukorra, kus sa pead valetama, siis on probleem. See on suurepärane mõte lõpetuseks. Me peame uskuma oma inimlikkusse ja seisma aususe ning tõe eest. Pukk, aitäh, et täna meiega liitusid. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad sinu tegemistel silma peal hoida ja hankida raamatu Manufacturing Delusion? Tõenäoliselt on kõige lihtsam hankida raamat Amazoni kaudu, nii et palun ostke Manufacturing Delusion. Mul on enda eksemplar siin olemas. Ja kuigi seda leidub ka mõnes raamatupoes, siis palun uurige järele. Samuti teen ma iga päev 3-tunnist raadiosaadet Clay and Buck Show'd, mis on eetris, see on 600 jaamas, aga saate seda vaadata ka YouTube'is. Palun vaadake kindlasti järele. Me räägime igapäevapoliitikast. Clay ja mina naudime seda väga. See on palju intellektuaalsem ja põhjalikum süüvimine ühte teemasse, kui me raadios teha saame. Aga raadio on ka lõbus. Loodan, et inimesed tulevad ja vaatavad seda. Ja Joonatan, ma hindan tõesti sinu aega ja tänan, et mind saatesse kutsusid. Aitäh sulle. Ma tahan seda raamatut soovitada, sest see on õhuke köide. See ei ole pikk lugemine, aga see läheb tõesti sügavale paljudesse olulistesse teemadesse. See oligi idee. Ja me tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Joonatan Tobini igapäevast saadet, mida saate kuulata kõikjal, kus te oma podcaste kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulad meid mõnes neist kanalitest või vaatad meid otse Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun pane like ja või telli GNS. Klõpsa kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Palun kirjuta meile aadressil thinktwice@gns.org ning anna teada, kus sa saadet kuulad või vaatad ja mida sellest arvad. Ja pea meeles, loe ja mõtle ise. Kohtume jälle järgmisel nädalal.